Tere tulemast Nordic Gameri kanalile. Täna me hakkame kokku panema ühte enam-vähem nii 2000 eurist arvutit ja siia sisse torkame me Ryzen 7 7800 X3D protsessori 64 gigabaiti. 64 gigabaiti Crucial Pro mälusid 6400 MHz CL36 selle istutame kõik ilusti siia ASRock B650 PG Riptide Wi-Fi emaplaadi peale. Videokaardiks oleme valinud Jestoni RX 9070 XT. Väga haruldane mudel Euroopas, aga me saime selle ja me paneme selle proovile. Seda looma hakkab jahutama 360 mm Thermalrighti Frozen Infinity vesijahutus. Ja seda looma toitma ja jootma hakkab Asuse 850 Gold toiteblokk. Ja selle kõik me istutame siia Asa Guardiani kasti, mis on puitpaneeliga. Kuulake lihtsalt nagu küttepuud, no. Aga see on väga tõhus ja väga stiilne. Nii et enne kui lappima hakkame, väike cinematic B-roll ja siis hakkame pihta. Tai! Samm number 1. Protsessori paigaldamine. Asetame protsessori turvaliselt ja õiget pidi protsessori soketisse ja kinnitame hoova, et protsessor oleks turvaliselt pesas kinni. Samm number 2. Lisame mälud. Vajutame mälu otstesse ühtlase tugevusega mälusid alla, et mälud kinnituksid pesadesse. Kolmandaks, lisame SSD pessa ja kinnitame. Samm number 4. Eemaldame küljepaneelid ja lisame toitebloki. Kinnitame toitebloki nurkadest 4 kruviga, et raibe ei paneks suurel koormusel lihtsalt plagama. Järgmiseks sammuks eemaldan esipaneeli, et saaksin lisada ette 3 ventikat. 3 ventikat kinnitan nurkadest samuti kruvidega, aga ma ei keera need täiesti lõpuni kinni, sest tihtipeale on vaja ventide asukohta natukene muuta ja siis ma ei pea neid uuesti lahti keerama. Seejärel lisame emaplaadile protsessori toitekaablid 8+4 pin. Ja nüüd eemaldan tagumise vendi, sest see jäi meile lihtsalt ette. Bye! Nüüd tõmbame tagant kaablid ette ja lisame emaplaadi 24 pin toite kaabli ja lisame USB 3 ja USB Type-C esipaneeli pesade pistikud. Nüüd natuke tidy kaablitega, et peamine kaablimajandus jääks korpuse tahapoolele. Järgmisena lisame korpuse esipaneeli audiopesa ühenduspistiku ja seejärel power nupu ja reset nupu pistikute kaablid. Järgmisena paigaldame vesijahutuse. Esmalt veendume, et vesijahutus ei jääks millelegi ette ja et voolikud ulatuksid mugavalt protsessorini. Seejärel lisame radikale nurkadesse kruvid ja täpselt samamoodi ei keera neid täiesti lõpuni kinni, sest tihtipeale on ka radikat vaja liigutada ja iga millimeeter on arvel. Ja usu mind, väga tüütu on pärast igat kruvi uuesti eraldi lahti keerata. Nüüd tuleb eemaldada AMD originaal-jahutuse bracketid, et saaks paigaldada vesijahutuse enda kinnitused. Selleks tuleb paigaldada jahutusega kaasa tulnud spacerid, mille peale kinnitub vesijahutuse enda bracketid. Keerame need sõrmedega ühtlaselt kinni ja pingutame kruvid ühtlase tugevusega üle, et jääksid korralikult kinni. Ja lisame protsessorile termopasta. Nüüd kinnitame jahutuse heatsinki protsessori külge. Mõlemalt poolt kruvisid ühtlaselt pingutades, kuni jahutus jääb turvaliselt kinni. Ja nüüd viimane komponent, videokaart. Siia ei peagi midagi lisama, las pilt räägib enda eest.
mis arvutiehitusvideo on ilma kõrvailuta? Hei, kast on koos, mis nüüd saab? Proovime, kas see töötab ka. Nii et vaatame, kas teeb pauku või teeb suitsu või teeb... Ma ei tea, mida ta teeb. Äkki midagi teeb vähemalt. Hea oleks, kui ta midagi teeb. Siis oleks ikka vähemalt asi nagu, mille nimel ma seda kastiti kokku panin. Nii et vaatame. Ei teadnudki pauku. Vaatame, kas kärsasi tuleb kusagilt. Ei ole tunda. Vaatame, kas pilt tuleb ette. Oi, pilt tuli ette. See on küll hea uudis. Nüüd on väike plaanike kastile peale panna Windows, installida driverid, kogu tarkvara RGB juhtimiseks ja kõigeks. Ma teen siia mingi stiiliga värvikombinatsiooni, praegu on RGB, nagu näete, et praegu vahetab värve kogu aeg. Aga ma panen ta mingisse kindlasti stiili, võib-olla, ma ei tea, mulle meeldiks kas kuldne, nagu mingi latern, või siis siuke jäine, ütleme, et selline valge ja sinise vahepeal siuke jäine toon nii-öelda. Ja kui teile see video meeldis, siis pange like, subscribe ja kirjutage video alla, mida te näiteks sooviksite veel näha, mis arvutit ma võiksin kokku panna või mis tüüpi videot ma võiksin teha, mis teile meeldiks. Nii et aitäh teile ja järgmise korrani. Tšau!